kolmas intervjuu. Alex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper intervjueerib raamatut, kus üks 35-aastane jalgpallur seksib ühe 17-aastase tütarlapsega. Helen Eelrand on selle autor. Palun tulla siia. Ma tänan. Kuigi me ei leppinud kokku, mina pidin avangu saama teha, aga avang on tehtud. Ma tahtsin natukene kaugemalt alustada, et tõesti, et kui ma võtsin selle raamatu kätte, pealkiri on Suluseis, mõtlesin, et äkki on raamat spordist. Ja minu üks lemmikuid kindlasti on Mihkel Liksi korvpalliromaan, ise mängin korvpalli, lootsin leida sealt Kalevi spordihalli higiseid seinu ja korvpalli põntsumist ja loen ja midagi sellist ei ole. Ta oled pettunud, ma saan aru. Ei ole, aga see on hoopis milleski muust. Millest see raamat on? Armastusest. Saab vist ühe sõnaga kokku võtta. Kus sul tuli see mõte, et kui raamatud armastusest on ikka varemgi kirjutatakse ka edaspidi ja tõenäoliselt ka uuele konkursile saadetakse, et on vaja veel ühte raamatut armastusest? Ausalt öeldes, kui ma saatsin selle raamatu või selle käsikirja sinna konkursile, siis mul ei olnud mitte mingisugust lootust, et võita mingit auhinda. Et jalgpallur, armastus, et see tundus nagu kõik nagu nii klišee, et tähtsad kampsunite särrased kindlasti jätavad mind ukse taha. Aga läks teisiti. Aga võib-olla see nüanss, mis sinu puhul võib-olla niimoodi tähelepanu köits, oligi see, et sinu peategelane on mees ja sa kirjutad jalgpallist. Et need ei ole just tüüpilised ühe naiskirjaniku poolt valitavad teemad. Et miks pärast seda jalgpalli läbi otsustasid avada? Ma sain ka Peeter Helmelt siis, kui ma sain teada, et ma olen auhinna siiski võitnud tagasisidet, et ma petsin ära kogu žürii, sest kõik arvasid, et tegu on meesautoriga. Miks jalgpall? Ma olen jalgpalli eluaeg armastanud. Nii lihtne see ongi, et ma olen kasvanud koos vennaga, kes mängis jalgpalli kunagi. Siis ma kolisin aastal 2009 Hispaaniasse, kus jalgpall on vereringe osa. See on nagu selge, et sa pead seda jälgima, sa ei saa ilma selleta. See sattus olema ka see aeg, kui Hispaania oli oma tipus, ehk siis võitis 3 suurvõistlust järjest ja ma elasin neile nii tohutult kaasa. Ma olen nii tohutu Hispaania koondise ja ütleme Real Madridi fänn, et ma olen suuteline oma kõige paremate sõpradega ka tülli minema nendes küsimustes, nii et ma päriselt armastan väga jalgpalli. Miks meesterahvas? See oli väljakutse selles mõttes, et olen enne kirjutanud 2 romaani, millest ühe peategelane on naine, selline klassikaline armastusromaan Hispaania mehe ja Eesti abielunaise vahel ja teise romaani, mille peategelane on laps, 7-aastane. Vist oli kord mehe käes siis. Eks ma nagu tükk aega kaalusin ja ma küsisin ka nõu ühe sinu kolleegi käest võib nii öelda. Kas ma saan sellega hakkama, et kui ma kirjutan läbi mehe, sest ma ühelt poolt võin küll olla ise samasugune poistüdruk, nagu on Simone, et patsid peas ja räägin rumalaid sõnu, aga teiselt poolt ma arvan, et ma mõtlen väga naiselikult. Ja ta julgustas mind seda tegema. Me vaatasime hästi palju kirju, sest mina elasin sel ajal ju Hispaanias veel. Ja ma mõtlesin, et miks mitte. Ja siis ma prooviks, andsin lugeda enne romaanivõistlusele saatmist seda teksti ühele poisile, kes oli siis selles noore Eeriku vanuses, ehk ühele oma sõbranna pojale, kes sõitis Hispaaniast minu juurest ära, luges lennukis seda teksti ja ütles, et see on super hea. Et ehk, et selle osaga, et ma saan aru, et ma olen suutnud mõelda, kui ütleme 17, 18, 19-aastane poiss, mis on Eerik seal siis 20 aasta tagune, et sellega ma sain nagu kindlasti hakkama ja vaatame, mis sellest siis edasi saab. Jah, aga tingimata ei pea ju olema selleks, et oled positiivne kangelane. Eerik on sinu raamatus see üdini positiivne kangelane, et tal osa ikoon, kes küll kroonika andmete lõpuks libastub, aga see libastumiseks sina nimetad selle ilmselt uueks võimaluseks. Et kas ta tingimata peab olema ta jalgpallur, et ta oleks võinud olla samamoodi tõesti kui jurist või ükskõik kes on, selles mõttes, et selline 40 läheneva meesterahva probleem, kehalaga hakkab kiilanema, ellu ilmub üks linalakk, et seda ei pea jalgpallurite puhul ainult juhtuma. Kas sina juristina tunned, et sul on see probleem? Meil on kõigil omad probleemid. Ma lihtsalt küsin. Jah, aga et ei ole ju tingimata, et oleks jalgpallur vaja, et sa läksid nagu väga niimoodi, ma tahtsin kiita, et sa läksid nagu väga julgelt peale, niimoodi oleks võinud ka naisterahva kaudu seda lahendada, aga sa valisid meesterahva, minust tuli see hästi välja. See sündiski nende samade diskussioonide kaudu, et just nimelt see 35 ala, et mis vanus see nagu ühe mehe jaoks on, ma arvan, et naiste jaoks on see teistmoodi.
ja siis, kui ma ütlesin tollele inimesele, kellega me sellest vestlesime, et mida sa põed, et sa ei ole ju tippsportlane, et sa pead praegu hakkama sellest rääkima, siis mul käis ajus see krõks ära, aga tippsportlase jaoks on see küll fataalne vanus ja sellepärast sai temast jalgpallur. Selge. Räägime naiskarakteritest ka, et naised sinu raamatus on üldiselt head. Et oli ka tegelikult lihtsalt lugejatel, kes pole lugenud, et oli üks suurepärane mees, kangelane ja siis oli üks paras kaabakas ka, on ju. Et oli niisugune polariseeritud, aga samas naiskangelased olid sul kõik sellised meeldivad isikud, võib-olla väga temperamentsed ja enda arvamust mitte enda teada jätvad inimesed, aga et kas sa natuke ei näe seda, et sa võib-olla tegid meesterahvaste ülekohut natukene? Kellele täpsemalt Normanit sa mõtled? Näiteks Normanit. Selliseid mehi on olemas. Paraku küll. Aga ma arvan, et naiskarakteritest minu puhul, kui mu käest on küsitud, on hoopis esile tõstetud Eeriku abikaasat, Nelet, kes ei ole sedavõrd positiivne, ta on lihtsalt üks tuim elukas, ütleme ausalt välja, ta on emotsionaalne kretiin. No ta teed palju trenni. No, aga see talle saatuslikuks lõpuks saab ju. Ja. See emotsioonide puudumine. No seda küll, jah, selles on sul õigus, et ka selline karakter oli. Siis tegelikult ju enne, kui ma sind luban sinu lõiku lugema, et selles raamatus on veel üks selline, tegelikult on ju kurva all tekstiga, et seal on üks tegelane veel, et see on vähk. Et on nagu selles mõttes lihtsamaid viise oma selliseid kangelasi või raamatutegelasi hukata, kui lasta neil vähki suure. Et miks sa selle valisid? Kui see oleks juhtunud näiteks, ütleme, Simone surmgi kas mingi autoõnnetuse või millegi kaudu, siis tõenäoliselt see ei oleks jätnud Eerikut niimoodi põdema. Ta põdes ju 20 aastat seda, et ta ei olnud toeks, et ta ignoreeris, et ta tõmbus eemale inimesest, keda ta väga armastas, aga keda ta ei suutnud või tahtnud või ei julgenud aidata. Et ma pidin talle need hingepiinad jätma, need olid talle paraned. Olgu, aga enne kui sa oled lugema, et kuidas Eerikul ja Lillil läheb? Ma arvan, et neil läheb väga hästi, sest mul on palju elus juhtunud nii, et ma kirjutan mingisuguse asja valmis ja siis hakkavad need sündmused alles juhtuma, et just kui mul oleksid mingisugused, ma ei tea, võimed asju ette näha. Ma võin rääkida loo, mul on omal tütar, kes on natuke vanem kui Lili selles raamatus, ehkki kui ma seda raamatut kirjutasin, siis ta oli umbes sama vana. Ja mul on 53-aastane väimees, hispaanlane, kes ei ole küll jalgpallur, aga ometi ma näen, et ka see kombinatsioon toimib ja ma olen väga õnnelik, et ma arvan, et üks, millega me võime selle raamatu pointi kokku võtta, on see, et ega südamel ei ole vanust. Armastus ei küsi seda. Kuulame sind. Teada, millal tohib ma? Üminses Simone raugelt talle kõrva. Tüdruk sättis oma puusad korraks täpselt sinna, kus need olema pididki, kus need vist alati olid olnud ning suudles Eerikud ääretu õrnusega põsele. Päriselt. Ma tahan ka, et sulle sellisena meelde jääksin nagu praegu. Vedas, et täna kokku saime. Alati ma kahjuks selline pole, vot nii. Ta tõstis Lili otsustavalt vankrist välja ning pressis tite turvatooli. Saamatult vaatas Eerik pealt, kuidas Simone vilunult vankri kokku pakkis ja viimase jõuga pagasi ruumi vinnas. Tema ise jäänuks selliste asjadega hätta. Tšau, ole tubli kallis, markeeris Simone auto ukse vahelt veel üksnes huultega, viipas vasaku käega hüvastijätuks ning käivitas mootori. Hetk hiljem kadus naljaka tuttmütsi ja nöbinina siluett Eeriku silme eest ning täpselt sellisena, nagu Simone äsja palus, ta viimaks Eerikule meelde jäigi. Sõnum jõudis Eeriku telefoni 11. aprillil kell 14.40. Seda ei saanud enam iialgi ühegi kuupäeva ega kellaajaga segi ajada, sest see ju salvestus. See kerkis alati ta silme ette, kui Eerik kõiki teisi sõnumeid mäluruumi täitudes kustutada püüdis. Iga kord proovis ta endas leida julgust ka sedasama sõnumit kustutada. Ta ei suutnud. Minut enne mängueelsele soojendusele minekut Varssavis, niisiis võttis ta telefoni korraks kapist välja, et seda igaks juhuks kontrollida. Emal pidi täna olema veenilaiendite operatsioon ning Eerik viibis eemal 10-päevasel turniiril. Inga pidi helistama ja olukorrast teada andma ja Eerik omakorda vastama, kuidas temal läks. Vastu ootusi leidis Eerik telefonist ootamatu sõnumi. Ta ju teadis, et ema selle saatmisega hakkama ei saaks ja lauatelefonil sellist võimalust ei olnudki. Sõnum sai tulla tähistada üksnes halba. Teatame kurbusega, et Simone lahkus meie hulgast eile õhtul kell 21.20. Ärasaatmine Tallinna krematooriumist 16. aprillil kell 15. Andhea ja Raul. Kurbusega, lahkus, krematoorium, ärasaatmine. Te ikka üldse saate aru, millest jutt käib.
Ise olete ta vanemad, teie ta ju tegite, teie ta ju selliseks kasvatasite ja nüüd suudate kõigile oma tuttavatele niivõrd mõttetuid, trafaretseid fraase saata, nagu provintsilehe 80-aastase surmakuulutus Simone kohta. Kas oma pojale kirjutasite samasuguse harjumise asi või mis? Eerik surus telefoni nii raevukalt pihku, et arvas või lausa lootiski selle purunemist. Paraku oli telefon kõvemast materjalist kui ta ise. Seetõttu lõi ta selle jõuatu liigutusega vastu kapiseina. Endalegi ehmatuseks pures ta jälestusega oma keelt. Esimest asja, mis talle ette sattus, andmaks igaks juhuks aru, et ta ise ikka ju on elus. Eerik ei suutnud istet võtta. Ta ei teadnud, miks ja kuidas tema kõike kogenud lihased praegu käituvad. Eerik vaatas abitu pilguga ringi, et keegi ei näeks ning vajus poolakatelt kasutusse antud garderoobipingile põlvili. Ta rabas abitult kapis rippuvast nahkjopest kinni, nii et see koos riidepuuga kapi põhja sadas ning Eerikut tasakaalu kaotama sundis. Riidepuu oli plastmassist ja puruneski õnneks, jättes nahkjoppe kõige naeruväärsemal kombel Eeriku hammaste vahele ja tema enda kõige alandaval moel kappi pea alaspidi. Tundetust, tule mulle appi, anus ta rusikate ja hammastega oma riideid puruks rebida püüdes. Palun tule, ennegi oled tulnud. Ja tundetust tuligi. Ta tuligi. Lähme nüüd, tajus ta seljal treeneri julgustavat peopesa. Teeme nii, nagu kokku lepitud sai, eks ole? Kui Eerik oma jalgu tunnetamata garderoobi staadionil pimestav valgesse aprillipäikesesse astus, tajus ta ainuüksi oma hingamist ning üksnes natuke veremaitset keelel. Rohkem meeli ega üleüldse mitte midagi muud polnud talle jäänud. Kõigest 9 päeva turniiri oli veel ees. Aitäh, Helen!